Tere tulemast Discgolfi kanalile, tere tulemast Ida-Virumaale, tere tulemast Iisakule. Mina olen Kristjan Jaakma ja minuga on täna siin stuudios ka Timo Juursalu. Tere kõigile, väga hea meel on olla siin stuudios ja ka hakata vaatama seda ringi siin Iisakus. Tegemist on siis discsport.ee Ida-Virumaa nädalamängude sarjaga, tegemist on 8. etapiga ja vaatame siis Iisaku Lendora väljakut. Meil on siin kommenteerimas Timo, kes on siis rajadisainer. Ja meil on ka olemas Kristjan, nagu te siin näete, et Kristjan siis on ka poolenisti ikkagi rajadisainer, et koos me selle raja sinna Iisakusse tegime. Jah, väljakust hakkame siin ükshaaval rääkima, aga mängijad, kes meil täna on siin, esimesena nägime eliitmängijat, Egert Hütti. Andrus Lehismetsa täna ei olnud mängimas, seal siis panime Egerti siia videopuuli. Ja siin juba lähevad rajale, et rajale läks Anu, kes on siis Ida-Virumaal hetkel siis üks parimaid naismängijaid. Ja esimene rada kohe on selline par 4, 148 meetrit. Ja nagu te näete, siin paremal pool on autotee, aga OB ei ole mitte seal, vaid siin kraavist vasakul hästi kohe siin mängijate juures, et esimene vise suht täpne peab olema ja väga palju ruumi ei ole. Ja see, miks see OB on nüüd seal kraavi ääres, selle puhul võite süüdistada mind. Minu eesmärk oli, et mitte ei järgneks topeltkaristust, pärast saab kraavist visata. Tundub, et toimib siiamaani või mis? Ma arvan ka jah, et tee äärde neid tokke panna ongi väga keeruline ja siis pärast vaadata, kuidas see tees see õige OB joon jookseb, et on ka jälle keeruline. Et teha mängijatele elu lihtsamaks. Võib-olla kui lihtne see on, et kui me siin Anut praegu vaatame, et vasakpool on muidugi ohutu, seal ei ole OB-d, aga metsa sisse sa nagu visata ka ei tahaks. Aga tegemist on statistiliselt ühe raskema rajaga siin asetusel, raskusel teine pärast 18. Ehk siis shotgun stardiga on suht keeruline. Tuled 18. lähed esimesele, kohe 2 parajat pähklit järjest. Aga Iisakus selle uue layout'i tegime siis, või asetuse siis eesti keeles, tegime siis eelmisel aastal Wienerberger Eesti harrastajate meistrivõistlusteks. Ja eks ta nüüd iga aasta läheb natuke paremaks. Mängitakse rohkem sisse, aga siin on päris palju ka tööd tehtud juba, et rada oleks selline mõnus ja metsalt on ka nagu näha siin Kristjanist võimalik visata. Ja, väga hästi, green hit. Aga mängijate tutvustamise on pooleli. Meil on ka puulis seenior mängija Ago Sambla, kes on siin väga ilusti edasi tulnud ja ka mina, Kristjan Jaakma, tükene harrastaja mängija, 2 lapse isa, kes mängima jõuab nädalas korra ja et piisavalt ebastabiilne, et näha ka, kuidas siin harrastajad mängivad siis. Ja seenior mängija siin Ago siis, et Agot ilmselt paljud vaatajad juba teavad, on näinud igal pool võistlemas. Et Agol hetkel on võib-olla mänguvorm nii ei ole, on siin võidelnud vigastustega, aga mängurõõm on jätkuvalt säilinud. Ja Anul on see rada ikka paras pähkel olnud, kas suudab ära lõpetada? Suudab, OB8 tuleb kirja, 2 OB-d siis. Nii, mul on siis pöördiputt ja pops, ilusti seest. Ei. Sul on ilus särk vähemalt seljas. Miks ta ei ole? Aga kuidas see mööda? Ebaõnn. Tuul kandis ära. Võtame siis paari. Minu soovitus on ikka see, et kui näed 2 korvi, siis ma tegelikult ei oskagi soovitada. Kui näed 3, et siis proovi keskmisesse visata. Ilmselt sa nägid 2. Ju siis. See on nagu, kus ei olnud midagi. Rada 2 ja ma näitan siin sihukest liini, mida tavaliselt ei mängita. Kogemusi vähe ja ketas läks ilusti vasakule kaugele minema. Jah, rada 2 on 61 meetrit par 3 ja siin on selline
eeskäejoon on vasakul olemas, suhteliselt kitsas, otse on ka korvi näha. Et siit ja mis siin on veel, tiiala ees on see üks ja känd on ju, et siin on plaan muidugi mingi kujudes teha, aga hetkel see plaaniks on jäänud. Teisena nägime viskamas siin vahepeal Egert Hütti, kes siis eelmine aasta harrastajate juunioride meistrikatel, kui ta meistriks tuli, pani siin topsi. No sa oled ikka väga kaugel. Ja ma olen 18. raja peal. Anu on samamoodi siin. Aga väike auk oli olemas ja... Aga täitsa tuuline oli või? Tuul oli, jah, tuul oli siis, noh, kuidas ma ütlen, esimeselt rajalt oli vastu ja siis teise rajal on ka nagu vastu sealt poolt. Seda on siis põhja poolt. Hea tuul, jah. Et hiljem me näeme, et siin rajal number 14 tuleb see rohkem mängu ja rohkem lageda peal on. Egertit ilus pöördi, suht must have tema jaoks. Anult juba väga hea teine putt. Anu on üldse terve hooaeg väga hästi puttinud, talvel sai kõvasti trenni tehtud. Kodus tal korv olemas. Arvan, et iga päev läheb sinna vähemalt 200 putti. Nii, rada 3 nüüd, par 4, 144 meetrit. Mängib korra niimoodi orust läbi ja siis tõuseb üles ja pead viskama nii-öelda metsaraja sisse. Egert läheb siin iiglit püüdma. Seda ta ütles kohe tiialal ja seda ta peabki tegema. Jah, tagakäega üle minev, mis siis lõpus natuke tagasi tuleb, on see võimalus olemas. Ja sina mängisid siis eeskäega kuhugi heasse kohta, jah? Ja ma veel tiialal mõtlesin, et kas ma mängin eeskäega või ei mängi, et otsustasin, et ikka mängin sinna alla auku. Loomulikult tuul kandis selle katrolli ja... Aga Ago puhul oli näha, et see põhiviga, mis siin on, mida saabki teha, on see, et kui sa tagakäega liiga vähe nurka paned ja jääb ketas nii-öelda kangeks ja keerab vasakule ära, et siis sa oled metsa taga ja vaata, mis nüüd Ago otsustab teha. Ahah, kasutab salateed ja läheb nüüd 4. rada vastu pidi hoopis. Jah, see võimalus on olemas, Mandos seal ei ole. Kui sa nii kaugele valesti viskad, siis on võimalik, jah. Anult väga ilus teine vise, see on ringis, ringi ääres. Mina teen siis 3. Said ka ringi? Jaa, see on korvi all. Ja kaugel Egert meil siis on? Ta nüüd putil ei ole, aga saab rannida siit. Ja rannib. Tundub, et ta ikkagi pani puudesse siis selle avaviske. Aga siit poolt nüüd korvile läheneda ei ole mitte nii hea. Jep. Et algul tundub hea mõte, aga et sealt poolt niimoodi puhastatud ikkagi ei ole ja ei ole ette nähtud. Nii, Anul pöördi. Kui esimesest rajalt Anu võttis +4, siis sellest +4 on saanud +3. Vaatame, kas mängib nulli tagasi ennast. Ei tea, kas oli ka natuke kaamerakramp see esimene rada või lihtsalt ebaõnnestus? Esimene rada ongi raske. Kuidas 4. rada on? 4. rada on üks ütlemata raske rada. Nii. Par 3, 84 meetrit mäest alla. Ja korv on siis kõrgendiku peal, võiks öelda. Et tagant vajub ära vasakul ja paremal on sama kõrgusjoonel maapind olemas, aga ta ei ole nagu väga laialt. See Anu ise läheb nüüd pikaks. Minul on siin oma liin. Eks MA3 meestel ikkagi tavaliselt ongi omad liinid. Siin on kase peale ja ta peaks sealt ilusti läbi minema ja bullseisse, aga seekord ei läinud. Eks iga 10. lähebki. Aga eelmine aasta harrastajate meistrivõistlustel finaalpäeval mul õnnestus näha siin ka hole in one'i. Olaf Teder pani, ta oli 4 rajaga -5, pöördi, hole in one. Päris äge vise. Tervitused Olafile. Nii, Egert oli ka päris kaugele jäänud. Sina oled siin mäe all. No, ma olen siin kask võttis kinni ja tõi siia. Mul oli luuk olemas, aga ei õnnestunud. Ja Anu on siis siia taha õunapusse visanud pikaks. Vaata, kui ilusasti õunapuu õitseb. Anu vist seda muidugi
praegu seda ilu tähele ei pannud. nii, Ago on esimesega siin. ei, see peaks nüüd olema tema 3. hüüse. nii, see on Anu 3. hüüse. andis sellise poolproovi, mis läks nüüd veerema, aga jäi seal 4 meetri peal. Õnneks jäi, jah. korra tundus, et siin on oht tegelikult, et võib veerema minna küll. aga muidu rada number 4, noh, niisugune mitte just kõige kergem ja niisugune keskel, jah, statistiliselt 8. siis. Iisaku rada võib iseloomustada kui sellist üles-alla, niisugust tehnilist rada pigem. Aga sai parri ikkagi, jah. Et siin väga kaugele nüüd ei ole radu, kus sa viskama pead mõni üksik. 5. rada on meil siis nii-öelda saare rada. Ja siin siis Egert näitab, kuidas siis maanduda. 86 meetrit alla mäge. Mina viskan oma ühe lemmikettaga Armadilloga, Lone Stari toodang ja ilusti korvi all. Lemmik on ta ilmselt sellepärast, et need ikkagi on Alutaguse Openi nimega. No ta ei väsi mind üllatamast. Ta on huvitav ketas, jah, et meil neid on veel alles, kui keegi osta tahab. Anu ka tagant käega. No nii. Oi, tundub, läheb vee poole. OB on küll, aga ketaseb kuivale. Jah, eelmine aasta sai need tiigid siia nii-öelda kaevatud. Seal oli niisugune märg ja soine ala ja sai nagu natuke suuremaks tehtud ja et oleks konkreetselt siis veesilmad olemas, et ei ole niisugune soine ala. Siin korvi ümbrust on ka näha, et on veel natukene veel liivane, aga on lootust ja ootust, et see läheb ka ilusti roheliseks siin. Äkki augustikuuks, kui toimuvad Balti meistrivõistlused siin, siis on ilusti roheline siin kõik. Noh, et see liiv võtab natuke aega kauem, aga see on võib-olla ainuke liivane koht, et ülejäänud rada on ikkagi väga ilus roheline. Oo, jah. Egert saab siit meetrikese võtta. No tema jalgadega küll ei tohiks enam 3 sammu teha. Ja, seda ütlesime ka, et sinu poiss on 2 sammu. Oi, napilt üle ääre. Väga kindlalt sees. Egert on hästi alustanud. Nii, rada 6, par 3, 80 meetrit. Ja siin on nüüd mitu käppi olemas, vasak, keskmine, parem, et Egertist valib eeskäega kõige vasakpoolsema. See on nüüd rada, mis on tuttav ka eelmisest layoutist või asetusest. Ja siin vist natuke korv liikus ainult. Natukene korv liikus, jah. Oleks ilusti keskmises käpis nii-öelda. Aga tiiala on sama, käpid on samad. Käpid said suuremaks tegelikult. Minule meeldib siin tagantkäega mängida. Aga jälle mingi kass võttis maha. Ei võtnud. Korvi taga. Põhimõtteliselt pull sai kiirilt. Tundub, et ma ei näinud siis. Nii, Ago teeb ka tagakäega. Natuke madal vist. Tuleb ilusti. Ja ringi ääres. Mina annaks natuke rohkem kõrgust. Aga keskelt ei lähegi keegi. Nii, ja Anu saab ka väga ilusti ja nii ketast. Tee oma tööd nüüd. No Anu kõrgus oligi väga ideaalne ja sellepärast ta seal korvi all ongi. Ago siis ringi ääres. Ülesmäge putt. Ja paneb sisse, võtab pöördi. Nii, Kristjan. Ka pöördi. Kas siit siis tulebki star frame, nagu öeldakse? No miks ta ei tule? Noh, Kristjanil seda iga päev ei juhtu, et kette niimoodi kõristada saab, et ta seda kindlasti tegemata ei jäta meil. Ega ma iga päev ei mängi ka. Just, 3 nädalas, nagu me kuulsime. Aga rada 7, par 3, 58 meetrit on selline lühike rada, kus siis korv on kuuse või võiks öelda isegi kuuskede vahel. Et siin pead väga täpne olema. Ja läbi ajala on siis
Metricsi statistika näitamas, et tegemist on väljaku kõige lihtsama rajaga. On siin hole in one visatud. Mida kuidas see hole in one joon on? Pigem eeskäsi vist ikka enne. Nii hole in one vise on nagunii ju mööda vise. Tagantkäega need ikka oksad tulevad seal mängud, sa pead madalat viskama, et siis mingit skippi nagu siit oleks saanud küll, kui oleks julgemalt, aga siin me näemegi, et see vasakpoolne kuusk on see, mis siin on oluline, et sa mängiksid siia korvi ette, et vasakule poole ei saa jääda. Mul oli kerge outside või olin täpselt 9,9 peal, mäletagi täpselt. Mööda ta läks igal juhul. Egertil siin on näga pooleks. Need on head korvid. Need on tõsiselt head korvid. Mulle isiklikult nad meeldivad väga. Tundub, et püüavad ka hästi. Kus me veel siuksed korvid on? No kui sa pihta ainult saaks, siis oleks nagu hea. Kiiklas on ka siuksed korvid meil. Ida-Virumaal on vist jah, Disc-Ride korvid on ainult siis Iisakus ja Kiiklas. Kivilis on ka. Kivilis on Kivilis ka, jah. Ülemise pandega. Rada 8, üks ilusamad radu üldse. Ida-Virumaal ja Eestis 100-meetrine. Tagant ja haiser vise. Korv on kallaku peal. Taga on, pikaks paned on OB. Egert siin ebaõnnestub täiega, mis ta viskas oma toroga vist. Sellisel rajal ei ole jah põhjust nii kaugele jääda korvist. Tuult nagu siin video järgi ütleks, et ei olegi. Tegelikult natukene siit vasakult paremale seda puhus. Anu läheb otse peale, aga kannab ära. Nad ei taha otse lennata. Minu jaoks on see väga lihtne vise. Võtan oma lemmik ette välja, pane haiserit, aga hästi laialt. Aga võib juhtuda niimoodi. Aga see juba on teada tuntud kui ka Richardi vise, et võib-olla natuke liiga paremale. Siit ma läksin niimoodi, et ma eeskäega ei saa läheneda, et see kallak jookseb vastu alla, et ma panen tagant käega siukse üle õunapuude väikse lay-upi, aga sellest väiksest sai natukene pikk. Siin on rolli ohtu. Siin on jah. No vot, üle puu. Ikka lähenemine. Ja nüüd, kui siia mäe otsagi satud ja sealt alla tuled, et ega see ka ei ole lihtne koht, kust puttida. Anul oli pördiputt, üks mööda, mul on parr ja lähebki rolli. Need on head korvid küll, aga ega kui nii mööda paned, et siis ka ikka ei päästa. Nii, pogi sama kätte. Saime. Aga vaata, kui ilus pilt. Õunapuud õitsevad, Kristjan on põlvili murus, proovib kuidagi pougid saada. Iisaku 8 sellega. Gameplan oli kirjutatud küll 2, aga võtame siis pogi. 2 korda 2 ongi 4. Nii, siit siis ühtegi pöördit ei tule. Kuigi see rada nagu väga keeruline ei ole, nagu sa ütlesid, aga ju siis ilu pimestus praegu. Ei ole jah, aga rada 9, tol päeval oli siis tegemist CTP rajaga, 76 meetrit. Korvad sees. Taba ainult käppi ja siin on samamoodi jälle võimalik nii ees kui tagaga ka mängida. Pigem siuke otsevise. Ja kerguselt 4 siis kogu väljaku peale. Oht on siin ainult see vasakpoolne siis tiik, aga see tuleb ka üliharva mängu. Puukikiga võib-olla. Et see kallaku peal see puttimine on natukene, mis seal võib nagu mõjutada otsuste tegemisel. Nii, mina jäängi sinna ringi äärde. Ja Iisakus selles mõttes on hästi meil planeeritud, et 9. rajaga jõuadki parklasse tagasi, et siis saad esimene 9 tehtud, tagumisele 9 minna. Nii nagu õige golfiväljak. Front 9 ja back 9 hakkavad klubihoone juurest. Klubihoonet ei ole, katusalune vähemalt on olemas. Tegin siin lay-upi.
jah, tuleb mänguplaanist kinni pidada, et mis siin sinu mängu kohta muud oskame öelda. Smart Golf. Egert võtab jälle 2. Egert on siis hullu tempoga minemas. Pärast 9 rada on ta siis -6 peal. Anu ka eksib nüüd lähedalt. Muidu putt on siiamaani väga hea olnud. Et Egert on -6 peal ja Iisaku rekord on ametlikult -11. Kõik eeldused on praegu. Kas see on Egerti nimel eelmisest aastast? Jaa, see on Egerti nimel, jah. Egert, me veel vaatasime enne mängu järgi ja Egert läkski nagu püüdma seda uut rekordit. Nii ja nüüd back 9. Back 9 alustab rada number 10, 78 meetrit. OB-sid siin ei ole. Ja korv on siis nendest puudest ja põõsastest paremal natukene, mis siin keskel näha. Pigem eeldab jah, niisugust mõnusat tagakäe putteri-viset. Ei tohi jätta lühikeseks. Pigem jätta pikaks, sest et vahetult enne korvi vasakul on põõsas, kus kindlasti olla ei tahaks. See tundus hea joon. See põõsas olen isegi seal käinud, seal ei taha kindlasti olla. Et... Mina ei ole seal käinud. Minu ketast viib alati mind sinna ilusti kaugele. Ma mõtlesin, sa ei viska põõsani väljagi. Aga seekord ma sinna lähen. Sa ei tea, et siin on nõgesed? Tean. Vaata nüüd. Väga valus. Aga mida kõike ei tehta, et mängu nimel. Kusjuures on veel green hit. Nojah, aga siin ma näen, et tegelikult on täitsa isegi hästi niidetud siin. Väga hästi ja Aulis on super tööd seal teinud. Väljak oli tol päeval ikka. Lust oli mängida kohe. No sai kerge vihje ka antud, et võib-olla kaamera tuleb, et kruttige rada ilusaks. Kui juba telepilti paneme raja, et siis võiks ju natuke ilusam olla. Aga ega nad kõike, ma arvan, ka ei jõudnud. Rada 11, par 4, 143 meetrit. Egert läheb iiglit püüdma. Siin ka või? Jep. Siin on nüüd vaja tabada nende kuuskede vahele käppi. No, see oli väga hea vise. See oli tõesti hea. Et siin muidu niisugune gameplan võikski olla, et lay up sinna keskele ja siis saada sellest käpist läbi. Anu ja Ago üritasid seda siin teha, aga kuidagi ebaõnnestunud selle viskega vise läheb sinna 7. korvi poole. See on OB. See on OB. Ma võtan siin aeglasema kette, aga teen niisuguse pooliku viske ja jään sinna vasakule, mis ei ole tegelikult hea koht. Anul oli ka tol päeval kädi kaasas, sõbranna Liis. Ütles, et ma tulen ka sinna Iisakusse, pole kunagi käinud. Jalutan suga rõõmuga kaasa. Ja... Nii, Anu kasutas nüüd siis reeglid, kus kui OB-sse visata, siis võid võtta nii palju tahapoole, kui soovid korvijoonel siis. Jah, see oli meil kõik puuli poolt kontrollitud, et kõik oleks reeglite pärane. Ja see oli nüüd üks ilus layup jälle. Ärme rohkem seda kommenteerigi, lähme kohe Ago viski juurde. Ago pani mis asja nüüd? Üks pool oda või? Nähta. Mingi nurga all. Temal oli see nurg kehva. Aga sai täitsa heasse kohta, sealt saab parri ilusti mängida. Nii, minu 3. vise on siis lõpuks korvi all. Saan parriga minema. No, see on ikka positiivne sulle. Aga me siiamaani pole jõudnud Egerti viskeni. Kas see on nüüd siin vasakul männi all? See on nüüd see vasakul männi all, jah. No jah. See on nüüd küll hea vise, aga sealt nagu iiglit saada on natuke keeruline vist. Vaatame, mis saab. Nagu ED Kellil, Eesti Discgolfi Liidul nüüd uus hashtag on, vaatame, mis saab. See on ju ka kuulsaks saanud siit Discgolfi kanalil, kui vennad Lepasepad siis tutvustasid Taparada.
kui ma ei eksi. nii oli. ja sealt võttis järje üle ka Mats Erik, kes tutvustas Holsteri rada. Pole paha. Pole hullu, oli hoopis see või? Vabandust, ma ei ole Holsteri rada nüüd ammu vaadanud vist. Rada 12. Too on siis rada, mis on siis isegi originaalasetusest pärit. Jah, siin ei muutunud midagi, isegi rajanumber ei samaks. Jah, et ta on siis nagu sellest kõige algsemast 9 korvilisest asetusest veel pärit vist. Kõige... Esialgne sai tehtud kunagi just. Ja see oligi mõte, et siin üleval jäi nagu kuused on nagu ühendatud, et siis lendoravad saavad liigelda seal. Pole veel kahjuks näinud ühtegi, aga see on minu viga. Või noh, rajakaardi peal on olemas lendorav, on ju. Et siin on ka jälle tuleb hästi täpselt tabada seda käppi, seda metsavahet seal. Ja mis on nüüd oluline, siin ka ei tohi liiga pikaks visata, sest maapind hakkab ära vajuma siit korvi tagant. Ja siis sinna kuuse taha visates on nagu päris keeruline. Just, et see kuusk seal korvi taga, küll seal on küll alumise oksaring on ära võetud, aga ta mängib ikkagi rolli, et Egert nüüd sinna lähebki. Oho, see oli halb eksimus. Ja tal on sealt pigem raske seda parri puttida nagu, et no nüüd siin Anu täitsa pooliku viske praegu. Nagu tahtis ja siis ei taht ka. Siis siuksed tulemused tulevad. Kõmm. Ja Egert. Siin kustutatakse Egerti tuline ring praegu ära või? Jep, Egert saab suure tõenäosusega pogi. Ja sina võtad parri? Jaa. Ja Ago lööb pördi. Ilus pördi. No see pördi on, ütleme nii, et see ongi nagu siuke õppinud mehe nagu töö, et lihtne rada, et ole täpne ja tee oma töö ära. Ja siis võtad noortelt mitu visata vesi. Nii, oleme jõudnud rajale number 13, 95 meetrit, park 3. Korv on seal kaskede vahel, vasakule, kus on need noored kuused, jääbki siis niisugune oobeala, kuhu me nägime, et Ago vise hakkas suunduma ja ka minu vise. Jah, seal on eramaa, et oleme dokit vahele pannud, et võõrale maale ei rahvas ei roniks väga. Ja Egert saab siit greenile pihta. Anu jaoks peaks see ka olema niisugune suhteliselt lihtne rada. Võimetekohane, jah. Siin see taevas on nii valge, et seal korvi juures oli. Sellel rajal oli tuul nagu vastu. Näeme, et Ago ongi OB-s. Vaata, ilusad noored kuused siin. Nii rohelised. Kas Margit on meil värvi peale pannud. Ka väga ilus. Mul on kerge outside just, kui on napilt sees. Mäletagi. Siin võib-olla oleks ka see hea ära mainida, et mängitakse maikuus, oli maikuu. Jah, see oli, jah. Maikuu on Eestis ikkagi discgolfi jaoks väga soodne kuu, kus veel neid väikseid lendavaid asju väga rajal ei ole ja rajad on hästi niidetud ja on väga mõnus mängida ja esimesed soojad ilmad tulevad, siis on Eestis discgolfi rajad rahvast täis. Ja praegu on meie nädalamängude sari on ka nägu näidanud, et teeme võrreldes eelnevate aastatega ikka rekordnumbrid osalejate arvu suhtes. Et huvi tõuseb ka siin Ida-Virumaal, käiakse ka mujalt mängimas meie ägedaid radu. Ja see on nüüd üks Iisaku võib-olla ilusama vaatega rada. Jah, see rada nagu kindlasti toob lisamängijad meile siia juurde. 134, par 3, kõvasti alla mäge. Tuul tol hetkel oli vasakult paremale ja mul jäi tikk sirgeks see vise. Läks pikaks. See on nüüd siis see ala, kus me siis maaomanikuga saime nii-öelda kokkuleppe,
et me võime siia 2-3 korvi panna ja saimegi siis, mis võimaldaski nii-öelda siis parki muuta ja natuke ruumi juurde tekitada, et kui vana isaku 18 oli hästi siuksed kompaktsed koos ja isegi vahepeal vaata, et oli natukene ohtlik seal, kui oli rohkem mängijaid, et siis 2-3 rada juba andis lihtsalt nii palju seda võimalust nagu juurde ja milline rada siin üks juures on kohe, on ju. No jah. Et sealt siis näeb Jõhvi-Tartu maanteed on seal taga. Et siin Kristjani taga ongi. Jah, sa olid päris kaugel, elu pikim vise või? Noh, alla mäge on lihtsalt. Aga mingi 20-meetrine putt oli, jah. Nii Egertil pöördiputt. Ja pari sisse tõstad siin järjest tulemas. Kas Egerti nii-öelda rekordiüritus vist hakkab keeruliseks minema? Hakkab keeruliseks minema, kui 11 rajaga oli -8 peal, siis vahepealne pogirajal 12 on ta selle ürituse luhta keeranud. On nüüd 7 peal ja siis ka veel paar juurde, aga rada 15, 88 meetrit mäest üles. Ja siin on siis eelmise aasta võistluse nii-öelda auks on jäänud siis kõrgendatud korv, kus on siis logod peal Eesti meistrivõistlused 2023. Ta on jah 88 meetrit. Ta on ikka jah, sutsu üles mäge, et tiialal kogu aeg tundub, et see korv on nagu lähemal, siis teed oma viske ära, et saad aru, et ei puudut, hästi petab ikka. Aga tegemist on hästi ilusa griiniga ja otsuste tegemine siin on ikka. No, isakus on neid griine, mis on nii-öelda nõlva peal päris mitu ja siin tuleb ikkagi putterile spinn sisse panna, sest kui muidu spinni ei pane, siis ta tahab hästi veerema minna ja võib kaugele veereda siis. No peabki olema. Kui sul on ikka kantud niisugune maalapp discgolfi väljakuks, siis peab ära kasutama. Egert tabab nüüd seda ülemist raja nii-öelda numbrit seal. Seda ma mäletan, siin ma olin täpselt ringis. Jumpida ma ei saanud. Olin 9,5 peal ja võtsin ära. See on kindlasti magus pöördi sulle. Aavo paneb nüüd ütleks, et ülarauda, aga pole seda ülarauda. Pole ülaraudagi, aga suudab ikka alt üles putites sinna pihta saada kuidagi. Olematule asjale pihta saada. See on tase. Ja ei saa ka siit Egert pöördit. Ja mul on au alustada. Seda ma olin terve ring nagu maininud teistele, et jälle ma ei saa, aga nüüd lõpuks saan ja kohe tiiki või? 107 meetrit, võtan oma Halav Raidi kätte ja pull sõit. Tohoh, sa oled lihtsalt vanem meesterahvas, juba vajad rohkem sooja. Esimesed 14 rada oli soojaks siis. Aga siin on jah, et siin tuleb nüüd üle tiigi visata. Tagakäega on natukene nagu ohutum, saad minna mööda maismaad nii-öelda. Ja ega siin eeskäe head joont ei olegi, et ma midagi ikka üritan siin kogu aeg, aga... No see on see otsuste tegemine tiialal. Kas sa lähed seda pöördit ründama või sa lähed kolme mängima? Siuke teed sa... Ja Agov ise nüüd jääb nüüd sinna doki taha, OB-sse ja seal oli päris kõva vaidlus ja me ikkagi otsustasime, kuna me täpselt ei teadnud, et ta käis mängualas sees ära, et Ago saab sealt mängida. No nagu eelmine aasta US Openil naiste finaalringil, mäletad seda? Et
no võib-olla draama ikkagi oli nüüd natuke isaks väiksem või? jah, aga kui sellel rajal oleks drop-zone, siis oleks nagu lihtne olnud, aga antud hetkel me pidime mingi otsuse tegema ja otsustasime niimoodi. Tundus, et see oli õiglane otsus. Anu putib parri käes. Vahepeal nägime, et Egert pani jälle oma pöördiviske mööda, et back nine talle kohe üldse nagu ei lähe. Noh, võib-olla see Paugi ikkagi oli see, kus ta sai aru, et täna rekordit ei tule ja andis võib-olla natuke alla. Rada 17. Ma ei tea, mulle ei meeldi see rada üldse räägi. Minu lemmikrada, kuna see Kristjanile ei meeldi. 93 meetrit par 3. Siin on nüüd korv on selle suure kuuse taga. Või isegi võib öelda, et vasakule, aga tagakäega sa peaksid nagu ümber kuuse mängima või siis hästi otse korvile peale minema. Ja Anu siin proovib. Natuke jääb lühikeseks, aga see peaks olema ju seal 6-7 peal. Vaata nüüd Egertit. Tagant tuul ja Egertil oli nagu läheb üle puude ja siis sai öeldud talle, et mine siia. Simon Line. No liiga laialt. Liiga laialt jah, tagant tuul jäi natuke rohkem nagu siit tuleb ikkagi kaskede juurest minna. Hogo paneb üle minema tagakäega ja paneb kasele pihta. See on niisugune huvitav lähenemine. See on ju keeske roller, et ta ei karda, et see kaugele läheb. Egert siin kuuseokstest mööda ei saa. Vaata, kui ilus pöördi siit võiks tulla. Kasest mööda ja... Jah, seda peab mõnes unenäos edasi vaatama. Ma kujutasin nagu ette, et sealt kasest mööda kuuse vahelt sealt ilusti kümpi, et täitsa hea oleks. Kümp oli küll, aga kask juba. Võtame siis pogisid. Sometimes lose, always win, kuidas öeldakse. Jah. Anu võtab pöördi. Anu võtab pöördi tänu oma ilusale drive'ile ja väga okeile putile. Nagu me näeme siin senise mängu põhjal, et siin ongi ükskõik mis tasemel sa oled, tegelikult on võimalik vaata, et pea igal rajal pöördi võtta, välja arvatud nüüd see kurikuulus 18. Et Anu on siin, kui esimesel rajal võttis 4 peale, siis ta on vahepeal võtnud siis ülejäänud radadega 1 alla. Ilusti siin jätkanud ja see drive 18. oli ka ikka väga super. See oli väga hea, jah. Räägi üldse sellest rajast. 18 on siis, siin on 3 tiiki tuleb mängu ja korv asub siis poolsaarel. Ja enne seda viimast tiiki, siit näete seda korvi, selle ees on see tiik, see on siis see viimane tiik nii-öelda. On oranžid dokid, mis siis tähistavad hasardala algust, ehk siis korv seal poolsaarel on nii-öelda safe, ohutu, aga kui sa viskad kuhugi mujale kõrvale, siis sa oled hasardalal ja hasardala siis mängib meil selliselt, et seal, kus sa maandud, sealt mängid edasi, aga saad +1. Et praegu on visuaalselt näha, et enam-vähem korvi juures see niidetud ala ongi siis see safe ala, natukene laiemalt läheb. Ma mõtlesin, kas ma siit saaksin rünnata saart, aga üks puu segas mu svingi ja ma tegin lay-upi. Anu nüüd läheb ründama oma mingi vanema kratseega ja veeskipiga safe. Ja siin, kui maale saad, oled pääsenud. Ta veel võttis kotist siukse kätte, et okei, seda mul ei ole nagu kahju kaotada, et tal neid küll veel. Aga näed, kui hästi toimis. Egerti teine ise ja läheb sinna puu kõrvale ja on ka ohutult saarele jõudnud. Nii palju mul siit minna on? Mis see on? 60? Midagi taolist ja 60. Armadilloga. Pikaks. Jah, safe ise. Tundus hea joon, aga et siin eelmine aasta siis harrastajate meistrivõistluste ajal visati neidki, et päris palju tiiki ja mul on neid praegu veel mäetaguselgi mitu, et kui satute siia, siis
tulge küsige, et nii, minu ring sai läbi, sain parri, ringi tulemus oli mul -2. Egert siis lõpetab ka oma ringi, lõpetab pöördiga. Ja Egerti ring jääbki siis -8 peale. Ago võtab siit parri +1 ja Anul on pöördiputt, paneb sisse, siis lõpetab ringi +2-ga. Tuletame meelde, et alustas ta kohe +4-ga. see kindlasti teeb päeva ilusaks, kui viimaselt ikkagi pöördised, ma arvan. Ja selline siis see Iisaku lendorava asetus ongi. Tulge proovima ja näeme rajal. Ja meie omalt poolt hoiame raja korras ja kutsume teid kindlasti siia Ida-Virumaale discgolfi mängima. Mina tänan, Kristjan, ja näeme juba rajal.